Üheks väga huvitavaks objektiks meie päikesesüsteemis on Marsi üks kaaslastest Phobos. See kuu tiirleb kõigest 6000 kilomeetri kaugusel Marsist võrreldes meie kuuga, mis on Maast rohkem kui 63 korda kaugemal kui Phobos. Olles nii lähedal Marsile võtab kuul aega vaid 7,5 tundi, et teha üks tiir ümber planeedi. 1988. aasta juulis saatis Nõukogude Liit Marsi suunas teele 2 kosmosesondi. Phobos 1 ja Phobos 2 saadeti kosmosesse 2 Proton-K raketiga ning nende missiooniks oli uurida lähemalt Marsi ja selle kuud Phobost. Kosmosesondid olid varustatud kõrge tehnoloogiaga ning kandsid endaga kaasas ka maanduvat sondi, mis tuli langetada Phobose pinnale. Missioonis osales kokku 15 erinevat riiki, nende seas nii Nõukogude Liit kui ka Ameerika Ühendriigid. Kuigi plaan oli ambitsioonirikas, kaotati kontakt mõlema sondiga enne missiooni lõppu. Teekond Marsini võttis aega rohkem kui 6 kuud, kuid juba pärast 2 kuud peale missiooni algust kaotati tarkvaravea tõttu signaal Phobos 1-ga. Teine sond jõudis küll Marsi orbiidile, kuid hiljem teadmata põhjustel kaotati kontakt ka Phobos 2-ga. 1989. aasta alguses jõudis Phobos 2 Marsi orbiidile. Sond tegi Marsist ja selle kuust mitmeid pilte. Missioon võttis pöörde tundmatuse suunas, kui sond tegi pilti Marsi rajoonist nimega Hydraote Chaos. Infrapuna pilt paljastas rajooni all oleva maa-aluse tunnelisüsteemi, mis on sarnane metropoli jalajäljele. Asja tegi müstilisemaks ka see, et sond lõpetas piltide saatmise 24 päevaks, enne kui Marsist uusi pilte edastas. Järgnevatel piltidel, mida sond edastas, oli planeedi pinnal näha tundmatut varjulaadset objekti, pärast mida 1989. aasta märtsis lõpetas sond teadmata põhjusel töötamise. Vari, mida sond pildistas, ei kuulunud Marsi kaaslastele ning see oli nähtav nii optilises kaadris kui ka infrapunases kaadris. Teadlaste hinnangul oli vari liikuv ning selle laiuseks oli umbes 25 kilomeetrit. Levimaas olid ka jutud, et sond saatis tagasi veel ühe anomaalse pildi tundmatust objektist enne sondi ootamatut lõppu, kuid Nõukogude Liit seda pilti ei avaldanud. Pärast intsidenti oli 2 aasta pikkune vaikus kuni 1991. aastani, kui lõppes Nõukogude Liit. Venemaa õhuvägede kolonel Marina Popovitš tõi avalikkuse ette Nõukogude Liidust välja smuugeldatud pildi, millel on näha 20 kilomeetri pikkust tundmatut lendavat objekti Phobose kõrval. Võib eeldada, et sond nägi esmalt Marsil olevat anomaalia varju, enne kui kaamerad objekti ise pildistasid. Väidetavalt hävitas see objekt sondi pärast pildi tegemist. Vandenõuteoreetikute jaoks on Phobose intsident hea tõend sellest, et meie ei ole siin universumis üksi. Anomaalset juhtumit on raske ümber lükata kaadriveaks, sest objekti jäädvustati mitme sensoriga. Vaadates intsidenti objektiivse pilguga on keeruline öelda, et Phobos 1 oli Marsi orbiidil üksi.